Ma üritan ennast kuidagi filmile ka saada, sest teha väikene algatus tänasele videole. Nimelt ma siin jalutan vahelduseks Haapsalus päris vaiksel pühapäeva õhtul. Inimesi siin ümberringi väga palju just ei ole, olengi just jõudnud Haapsalu kesktänavale ja mõtlesin, et siin jalutades natukene võib-olla siis räägiks ka logimisest ja sellest, mida ma siin olen hakanud lihtsalt ka oma lõbuks tegema. Pööran selle kaamera ümber. Siin on ka mõned sellised toredad kohad, millele osutada õigemini. See on selline maja, kus on palju muutunud aja jooksul. Siin on selline väga vahva kirjanduskohvik Pagu. Nagu te näete, siin on ära toodud ka tema lahtioleku ajad, mis tähendab seda, et iga hetk, kui see kena koht juhtub lahti olema, see on nagu raamatupoodi kohvik ühe korraga, siis iga kord see on nagu selline suur privileeg siia sisse astuda. Ja kohe siin kõrval on päris uus kohvik Trühvlid ja sidrunid, mis siis ka kenasti on, näete siin lahtioleku aegu ka. Selle koha peal küll oli üks minu lemmikkohti Haapsalus. See oli Prantsuse restoran Kall ja Kukk, mida nüüd küll kahjuks enam ei ole. Võib-olla üldse üks parimaid restorane, mida siin võis pakkuda. Aga kahjuks ei ole see toiminud. Ja siin on toimunud muutused aja jooksul. Aga siit nüüd kõnnime edasi. Oleme teel Ernst Enno mälestussamba juurde, eks. Siis ma ei tea, kas me loeme seal Ernst Enno luulet, aga lähme vaatame, kuidas Ennol seal läheb. Ja kõigepealt siis vlogimisest. Et esiteks, see on uskumatult raske tegelikult. Kõnnid, filmid, räägid seda kõike üheaegselt. On 3 täiesti iseseisvat tegevust, et korraga nagu toimima saada. Aga tegelikult ausalt ei arvanud, et see nagu nii raske, keeruline on. Sest ausalt öelda inimene räägib ju, ta räägib igasugu jama, eks ju. Sageli see ei ole üldse seotud pildiga, see ei ole seotud sellega, mida ta mõtleb. Ja samal ajal võib ta näiteks jääda trammi alla, eks ju. Et vlogimine on päris ohtlik, ma praegu ka kõnnin siin sõiduteel, eks ju. Loodan, et tore haapsalane mind ei aja alla, eks ju. Nii et kõik, kes seda teevad, eks ju, ja kes seda teevad nagu sellisel nauditaval tasemel, on viimasel ajal väga palju hakanud vaatama erinevaid vlogisid ja vlogereid, peamiselt just reisimehi, siis tõesti see nagu väärib tunnustust ja hindamist ning nagu natuke olen saanud parema mõistmise, et see asi ei ole üldse mitte nii iseeneslik või lihtne. Aga miks ma seda teen? Lihtsalt ma arvan, et seda mõte on mõningaid hetki jäädvustada iseendale, võib-olla mõnele toredale sõbrale, kes nagu parasjagu ei ole ka koos kulgemas, vaatab seda kuskilt ja võib-olla on kuskil kaugemas plaanis mingid võib-olla ka põnevamad retked kaugematesse kohtadesse ja et juba nende jaoks natukene lihtsalt harjutada, nii et võtke seda kõike sellise väikese harjutuse või naljana. Mingeid väga suuri ambitsioone siin ei ole ja mis teha, võib-olla vahepeal jääb see kanal nagu natukene unisemaks. Aga ja kindlasti eks need videod ka kipuvad olema sellised natukene juhuslikud. See, mis parasjagu tee peale jääb. Nagu antud hetkel siis Haapsalu. Haapsalu muidugi vääriks, selles mõttes ta on sedavõrd põnev ja sümpaatne koht, et ta vääriks sellist päris põhjalikku läbikõndimist ja rääkimist ja jalutamist. Ja samas ega ma ka mingi Haapsalu ajaloo spetsialist ei ole. Lihtsalt selline sümpaatne koht. Ja seda ka selgitada, miks ta on tore ja sümpaatne. See on ka nagu üsna raske, sest
sest noh, miks Haapsalu ei ole Pärnu, eks ju, noh, seda on väga raske öelda. Miks ta on hea linn, miks siin on tore olla. Ja muidugi siin on vaikne, hästi rahulik, eks ju. Siin on natukene võib-olla laupäeva õhtul, reedel võtab tuurid üles, eks ju. Aga see ka puudutab selle linnakeskust, üksikuid selliseid kohti. Ja võib-olla minu jaoks on jäänud selline lapsepõlve mälestus lihtsalt Haapsalu linnast, mis oli kuidagi alati tore ja emaga tavatses alati öelda, et Haapsalus elavad head inimesed, Läänemaal elavad head inimesed. No, ju ma siis ikka tulen sinna tagasi neid häid inimesi otsima ja mõnda ikka olen kohanud ka selles mõttes. Nii et siin on mingi oma aura, oma vaimsus, oma mingi selline rahulik võnge. Nii et teinekord ma ikkagi imestan, et miks need Haapsalu tänavad nii tühjad on, et Tallinnast siia ei ole just kauge tee, et siin kas natuke ringi jalutada ja Haapsalu suurepärased kohvikuid nautida. Ja suurepärast arhitektuuri, nagu näete, siin on kohe parasjagu loom ründas. Sõbralik, hea loom, kaitses oma kodu. Aga siin on tegelikult väga toredaid kohti, väga heal tasemel kohvikuid, mida külastada. Ajaloost, mis mulle meenub? Mulle meenub, et olid 2 sellist nagu Haapsalu toitu. Alati, kui oli siin Läänemaal kuskil sõitmis, siis siuke möödapääsmatu koht, kus peatuda oli Haapsalu kaubamaja ja seal oli kaubamaja kohvik. Seal siis tegelikult tõesti kogu Haapsalu käis koos, räägiti lugusid, istusid seal. Veel minagi olen näinud päris legendaarsed tegelased. Näiteks kuulus Haapsalu ajaloolane ja koolimees, koolidirektor Voldemar Pinni Volli. Temast võiks ükskord lausa eraldi lähemalt rääkida. Aga seal kohvikus seal oli mingi standardne asi, see oli sefiiri kook, mis oli sõnades mõttes jube, eks. Ma isegi mäletan seda kleepuvat, lääget, magusat jubedust. Aga miskipärast magusaid, toredaid asju nõukogude lõpul ei olnud just väga palju. Seda sefiiri kooki tuli süüa. Ja teine asi, mis miskipärast seostus Haapsaluga, oli suitsusardell. Jällegi, mis oli ka nagu üsnagi haruldane asi. Haruldane niivõrd kuivõrd. Aga miskipärast seda pakuti just Einelauas Haapsalu raudteejaamas. Siis käis ka rong. Kuigi ma ausalt öelda ei mäleta, kas ma üldse kunagi olen rongiga Haapsalusse sõitnud. Aga rong käis ja seal Einelauas oli siis standardne söök oli sardell. Ja seda sardelli seal ikkagi nagu käidi söömas. Ja võib-olla keegi teab lähemalt, miks see kuidagi just Haapsaluga oli seotud või tähtis. Ja ma ei saa ka öelda seda, et see oleks ka mingisuguseid maitseelamusi pakkunud. Lihtsalt ta kuidagi on niiviisi meelde jäänud. Ja selle lobisemisega me olemegi jõudnud Ernst Enno mälestusmärgi juurde. Siin on käimas, nagu näha, järjekordselt päris suured mingisugused ümberehitustööd. Pilt on päris teine kui mitte kaua aega tagasi, aga Ernst Enno siin siis kenasti natuke morni näoga. Ja mulle tundub, ta nägu nagu muutub. See sõltub nagu olukorrast, inimestest, ühiskonnast. Täna ta on nagu natuke leebem, ütleme niiviisi. Aga siin ta on. Enno oli siis Haapsalu koolimees, kooliinspektor, eks ju. Läänemaa kooliinspektor, sinna alla käisid ka Saared ja Noarootsi. Muuseas, sellepärast õppis ära rootsi keele, eks ju. Ja enne kõik oli ta muidugi luuletaja. Ja võib öelda ka just selline päris eripärane luuletaja, kes vahendas võib-olla Eesti luules üsnagi unikaalset sellist müstilist elutunnetust. Ja Haapsalu vägagi oli tema linn. Ta ei olnud siit pärit, ta oli üldse Võrtsjärve äärest pärit. Aga Haapsalus leidis enda jaoks ka mingis mõttes vist sellise vaimse kodukoha. Nii et haapsallased kindlasti loevad Enno luulet, eks ju. Sellepärast linn ongi nii vaikne.
kõik on kodus, kõik on kenasti kamina ääres ja siin juba algab ranna äär tegelikult, mida mööda nüüd kulgeme edasi, aga see nüüd nagu maru põnev ei ole, nii et vahepeal paneme kaamera kinni, võib-olla lisame siia veel hiljem midagi või mingisse hilisemasse filmi. Näete, siin huvitavad liiklusvahendid, see on nüüd ka väga tore jäädvustus, punane Zaporožets veel kihutab siin ja valmistus möödasõiduks, mulle tundus lausa. Ning siit, need on kõrked ja põõsad ja kõik on maha võetud, siit tegelikult paistabki päris kenasti ka Haapsalu raudteejaam, ma ei tea, kas kaamerast on võimalik seda vahendada, võib-olla ei ole, aga siit tegelikult raudteejaam ja ka raudteemuuseum muuses on ära paistmas Haapsalusse. Kohe-kohe on ju tekkinud plaan, et kohe-kohe see raudteed tagasi tuua, miks mitte, tõesti, sellestki on juba räägitud, jah. Aga praegu siis järgmiste videodeni.